Tšau! Kuna täna on kurikuulus Viska tagasi neljapäev, siis otsustasin teiega jagada ühte vlogi, mis pärineb tegelikult juba veebruari algusest, aga parem hilja kui mitte kunagi, nii et head vaatamist ja loodan, et meeldib! Hello! Pole ammu näinud, et ma otsustasin, et ma nüüd siis alustan uuesti selle filmimisega ja see tundub hetkel väga imelik, sest et ma ei ole seda nii ammu teinud. Aga me sõidame nüüd Joosepiga Pühajärvele, teeme oma väikese tähtpäeva tähistamise, mis tegelikult on juba möödas, aga meil ei olnud enne võimalik ja lähme teeme sellega mõnusa puhkuse. Saime endale Elke autost ka auto testimiseks ja nagu näha, siis sellel on panoraam katus, nii et me saame nüüd öösel tähti minna vaatama. Aga nüüd võtame ühesõnaga suuna Pühajärvele ja jutustame siis seal edasi. No nii, ligi 3 tundi hiljem, we made it! Ja nüüd me siin peame oma asjad kaasa võtma, meil on nagu konkreetselt terve pagassstaffi täis, aga me jääme tegelikult nädalavahetuseks Tartusse ka ja siis meil on nagu, ühesõnaga, ma tegelikult lihtsalt ei oska pakkida asju, mul on hästi palju asju alati igaks juhuks kaasas, nagu Joosep armastab öelda. Check-in tehtud, meid juba oodati, nagu oli aru saada, meil oli isegi tuba vahetatud vahepeal, sest ilmselt me lihtsalt jõudsime nii hilja, et meie tuba anti kellelegi ära. Ja siin on mõnus voodi, päris mõnus pehmen, aga meil on see rõdu on ka. Sealt näeb sinna basseinidesse, kuhu me võib-olla lähme, ma ei tea, mõtleme veel. Ja siis on tegelikult järvevaade ka. Meile üldiselt vesi ei meeldi. Meile üldiselt vesi ei meeldi ja me ei ole üldse nagu mingid siuksed ujujad ja spaatajad tegelikult. Et aga vaatame, mis me teha viitsime. Lihtsalt natukene puhkust. Ja issand jumal, ma ei ole nii ammu filmid ja nüüd ma kogu aeg vahin ise ennast. Peaks tegelikult siia vaatama. Tulime nüüd mantika paketiga manti. Vaadake. Mahu võib ka kõrvale ja. Aga ma arvan, et ma nüüd panen neid ära, et käidud. Mega mõnus oli. Nagu tegelikult ka nii mõnus oli. Magada tahaks nüüd. Nüüd tahaks magada ja me olime seal pool tundi. Ja nüüd me läheme üles, sätime ennast korda ja lähme õhtusöögile. Aine. Võiks ju. Kõht on päris tühi tegelikult. Me lähme nüüd õhtusöögile. Me otsime, kuhu minema. Otsime, kuhu minema peab. Torni kohvikusse lähme. Aitäh. Nüüd me läheme sinna. Me saame söögid kätte. Me susistame, sest me ei julge rohkem välja mind rääkida, kuna ma ainukest inimeseks. Ainult baarmen on ka ikkagi. Aga mul on sea sisefilee. Joosepil on mingi mul on ka toit. Joosepil on ka toit. Igatahes on siin väga mõnus, sest me olemegi siin kahekesi. Neid on tühjus. Ja nii, teeme küünlavalge romantikat. Aga nüüd on meil magustaid aeg ja mul on, see näeb huvitav välja, tagurpidi juustokook. Ja Joosepil on Majakook. Majakook. Ja nüüd hakkame maiustama. Et isu Joosep. Tänan. Sulle ka. Aitäh. Oodake nüüd, kuidas Joosep mulle kohe piljaks pähe teeb. Under pressure. Under pressure. Nii. Nii. Jah. No tegi mulle pähe. Lihtsalt küsin, et palju meile sa kuuli sisse lõid? Ma tegelikult lõin sisse vist 2 kuuli, ühe ausal ja teise ebalausal viisil. Aga siis me vahetasime värve sujuvalt. Niimoodi, et neid, mida vähem laual oli, see oli minu oma. Aga ma ei ole sellest mängus üldse hea, aga ma üritan vähemalt. Tegelikult me tahtsime bowlingut mängima minna, aga siin on 4 bowlingurada ja need olid kõik kinni. Mingi firma üritus tuli peale, täiega ebaus. Selles mängus ma oleks vähemalt natukenegi paar seda toigast pikali saanud vähemalt, aga okei, teeme järgmise mängu veel enne. Siis lohuta ennast sellega, jah? Peaaeg. Nägi, mis sa teed? Vaata, me mängime siin, lööme hänna. Jaa. Monteerid kokku, ainult sees ongi vaata. Jaa. Tahad äs? Etsi mulle? No, teeme nii, et sa saad selle sisse saama, nii kaua lööd.
Tere hommikust, järgmine päev on ja me lähme nüüd hommikusööki jahtima ja kuna Kadi ütles, et ta on Pühajärvel saanud kunagi oma elu parimat hommikusööki, siis hotelli hommikusööki jah, siis minul on ootused hetkel väga kõrged, nii et vaatame, mis pakutakse. Nüüd hommikusöök maitses? Väga hea oli, parem kui õhtusöök. Minu arust ei olnud parem kui õhtusöök, aga väga hea oli küll ja et selles suhtes ei ole midagi öelda. Oleks nagu rohkem söönud, aga sai nii ruttu täis, et ei mahtunud midagi. Joosep sõi veel 2 portsu. Väga hea oli. Mahub rohkem siia kõhtu sisse ka. Aga nüüd me veel teeme viimase lebo ja varsti hakkamegi ilmselt asju kokku panema ja... Varsti. Minu jaoks varsti, Joosepi jaoks terve igaviku pärast. Ja ma ei teagi, mis me siis teeme. Käime korra Tiiru Lootepelt läbi ja siis lähme Tartusse. Et meil see spa osa jäigi käimata, see basseinid ja saunad ja mis seal kõik on, aga nagu eile Joosep ütles ka juba, et siis me ei ole väga veeinimesed, et me saime oma vannis ära liguneda ja meil nagu sellest piisas. Vaat nii. No nii, me hakkame nüüd ära minema. Ja teate, mis mul kohale jõudis või? Me ei ole kordagi veel siin rõdu peal käinud. Meil on rõdu. Hoovis siuke vaade. Ma vist teile juba mainisin ka, et seal on see järvene. Ja seal on siis need basseinid ja asjad, kus me ei käinudki. Aga okei. Me nüüd lähme siis check-out'i tegema. Igatahes. Nii mõnus värk õhk oli. Liitad selga ja minekut. Tulime Tehvandi suusahüppetorni juurde. Ma ei ole siin kusjuures mitte kunagi käinud. Või siis ma olen siin käinud mingi lapsena ja ma ei mäleta. Ja nagu esiteks on siin mega külm praegu, aga appi kui kõrge see on. Nagu näete jah, sealt hakkad tulema. Oota. Sealt tuled, sõidad, on ju. Siis kuskilt sealt hakkad hüppama ja siis maandud seal all. Ja nagu, ma ei tea, see tundub nagu, ma muidu ei ole siuke kõrgusekarti, aga siin mul tundub küll, et issand jumal, ma pea juba üles vaadates ringi käima. Aga vaade on siit ka mõnna, et need ladvad on siuke õrnalt nagu jäised kõik, et siuke valged puuladvad. Aga selle kaameraga vaata siukseid vaadete kaadreid eriti hästi teha ei saa. Tegelikult seal on mingi väike torn. Ma ei tea, issand, ma ei tea, seal kuskil. Seda seal üleval või? See väike torn? Ei, tegelikult seal, kui ma mõtlesin, et äkki saab sinna ülesse minna, aga tundub, et seal on mingi värav ees. Nii, märkamatult on õues pimedaks läinud ja me oleme omadega Tartus ja tulime siis Joosepi tädipoja juurde. Vaatasime nende pisikesi kaksikuid poisse, ägedaid, täiega nunnud on. Ja nüüd nad jätsid meid Tartusse, ise läksid minema ja meie käisime, võtsime endale just õhtusöögiks Peetri pitsast 2 väikest pitsat või tähendab ühe väikese, ühe suure pitsa ja lähme nüüd nosima. Ja teemegi endale sellise rahuliku olemise. See poja pust kinni praegu, et ma ei kukuks. Sest et ma käisin esmaspäeval selili jää peal. See ei olnud üldse meeldiv kogemus, mul siiamaani natukene tagumikki selg valutavad. Vot, aga igatahes. Ma arvan, et ega ma täna ilmselt rohkem ei filmi ka, sest et kuna me midagi asjalikku ei tee, et lihtsalt sööme ja chillime ja et siis vaatame siis edasi, et mis homne päev toob. Kätte on jõudnud laupäev ja me tulime nüüd kurikuulsasse Ristiisa pubisse siis Tartus ja hakkame sööma lõunat, aga äkki sul meile? Ennem sööma ei saa hakata, kui video on tehtud. Ja see on nagu toidu sisse õnnistamine. No nii, kõhud täis söödad ja nüüd tulime, teeme hetkel kiiret jalutuskäiku ja oleme siin vana hea suudlevad tudengid on selja taga ja meil on mega külm mõlemal, seega me kõnnime väga kiiresti nüüd Tiiruga, või mitte Tiiru, vaid lihtsalt natukene mööda jõe äärt. Ja siis lähme kuhugi sisse tagasi ja ootame, et Harri jõuaks Tartusse, et ta meid enda kodus ilusti kenasti vastu võtaks. Sest hetkel me oleme lihtsalt kodutud linna peal. Vot. Mitu tundi hiljem ja me oleme Harri juures kohal, ei ole enam linna peal kodutud. Ja siin on ka Kairi veel. Hello! Ja Harri seal tegutseb ja Lili on ka. Lili!
tšau. Tule ütle tšau. Iiri.